Tervist, sõbrad! Täna on mul laua kaunistuseks eilsest vabariigi aastapäevast järgi jäänud 2 natukene väsinud kilupirukat, millel ühel on sümboolselt Ukraina lipp. Teate küll, miks? Et üks minevikus elav segane vanamees soovib taastada Vene impeeriumi ja sellest kõigest see jama. Ja täna teeme Ukraina vorsti. Ma tahtsin seda vorsti teha juba mõnda aega tagasi, paar nädalat võtsin hoogu. Ja seda natukene teisel põhjusel. Nimelt sain teada, et lahkus meie hulgast üks minu väga hea tuttav Ukrainast, kunagine töökaaslane. Väga tore mees oli, ootamatu terviserikke tõttu, 47-aastane ja väga kahju. Ja mul on siin raamat Ukraina köögist, mille tema mulle kinkis, Igor. Ta teadis minu kulinaaria huvi ja kinkis mulle selle Ukraina köögi raamatu. Väga tore raamat. Et ma olen seda sirvinud. Siin on kõik, mis Ukrainas on. Ainuüksi puskari retsepte on oma 20. Igoriga kohtusime, siis ta ikka küsis, et mis sa sealt tegid, mis sa tegid. Pean piinlikkusega tunnistama, et vähe olen teinud siit, aga nüüd, kui ma plaanisin teha Ukraina vorsti, siis ma sirvisin ja siin on täis väga häid retsepte. Ma olen käinud mõned korrad Ukrainas, nautinud Ukraina kööki, üks parimaid, mida ma tean, tõesti üks parimaid kööke, väga läheb meie suuga kokku. Ja teeme siis klassikalist Ukraina vorsti. Millegipärast nimetatakse seda Ukraina vorstiks. Valgevenelased nimetavad seda Valgevene vorstiks, Leedus tehakse sarnast, aga rohkem on ta tuntud siiski kui Ukraina vorst ja eelkõige kodune vorst. Ja selle vorsti valmistamiseks läheb meil vaja poolrasvast sealiha ja sinna paneme ka pekki. Kuidas on Ukraina vorst ilma pekita? Et käisin, otsisin, mõtlesin, et ostan ainult triibulist liha pekist. Need eurosead ei kasvata pekki, siis ostsin lisaks veel eraldi peki. Võib teha abalihast lisada pekki, aga seda pekki võiks olla ligi 30%. Ja selle vorsti siis sisu lõikame kõik käsitsi. Et ei kasuta mingit hakklihamasinat, laseme aga käsitsi. Lõikame siis niimoodi sellised tükid, mis vorsti priitsi torust läbi lähevad. Kuupsentimeeter või midagi sellist. Vahepeal lõikamise kõrvale tahaks avaldada oma arvamust toimuva kohta siin ilmas. Ja mind ausalt öeldes väga häirib meie meedia pealkirjad. Et kas nüüd Balti riigid on järgmised? Mis siis saab, kui nüüd Putin Ukraina ära võtab? Kas ta sellega piirdub? Kuulge, Putin ei ole Ukrainat veel võtnud. Ta sai eile seal ikka väga kõvasti vastu nina.
mingi 7 lennukit lasti alla ja lennujaam või lennuväli, mis vahepeal tema käes oli, võeti tagasi. Ei ole see asi lihtne. Ma siiralt loodan, et see praegu toimuv, et kui sellel midagi leida positiivset, siis ehk on see Putini ajastu lõpu algus. Jah, eile nagu ei olnud õiget peotujugi, laud kaetud, kõik pidulik, aga me ei rääkinud niivõrd, kui hästi meil Eestis on, mõne meelest on kõik halvasti, siiski mina leian, et on hästi, aga rääkisime ikka rohkem, mis toimub Ukrainas ja mis toimub Venemaal. Ja ma olen kogu aeg arvanud, et ega need sanktsioonid Putinit ei mõjuta. Tehakse jälle mingid sanktsioonid üksikute rikaste vastu. Kahju küll, aga tuleb teha sellised sanktsioonid, mis puudutavad valusalt kõige lihtsamaid inimesi. Kahjuks. Siis nad tõusevad üles ja kukutavad selle valitsuse. Nagu näha, siin ikka oli seda rasva nende tailihakihtide vahel. Seepärast ma arvan, et ma kõike pekki ei pane. Natuke ikka panen, aga mitte kõik. Nii, ma arvan, et ma ei panegi rohkem. Pekk jõudis vahepeal soojeneda, kui ma tailiha lõikasin või seda triibulist liha ja seda oli ka lõikamisel tunda. Enne oli ta selline kõva, külmast võetud. Nüüd kaalun ma selle liha ära, kaalun maitseained valmis ja siis hakkame segama. Tõin liha jahedast, panin juba siia, segaja on laual, maitseained on kaalutud ja ma üritan siin purustada saumiksriga loorberit ja küüslauku. Aga ma pean tunnistama, et ma ebaõnnestun, sest kõik ronib siia kupli sisse ja küüslauk on puru, aga loorber ei tea midagi sellest. Aga enne, mis mul veel läheb, siis on sool, 15 grammi kilo kohta, suhkur 1 gramm kilo kohta, purustatud või jahvatatud mustpipar 2 grammi kilo kohta ja 50 grammi head konjakit 1 kilole. Ja hea konjak on minu tehtud konjak. Konjaki videot ma loodan, et te olete vaadanud. See, mis ma siin videos tegin, tuli tõesti väga hea, väga õnnestunud. Kes on maitsnud, see soovib teda minult vägisi osta. Ma ikka olen suutnud vastu panna. Ja nüüd ma ilmselt koogin selle siit välja ja teen uhmriga lõpuni. Mul on kusagil üks veneaegne kohviveski. Sellega oleks kindlasti saanud hästi. Aga ma ei viitsinud teda välja otsida. Õigemini, mis seal otsida, ma tean, kus ta on, aga ma lootsin, et ma saan sellega. Lisasin soola ka veel siia, et nagu oleks teralisem ja jahvataks paremini, aga
aga ei midagi. No on, kuidas on. Jah, tuleb tunnistada, et ma loorberi purustamisega ebaõnnestusin. Jäid väiksed tükid päris tolmuks, ta ei muutunud. Ehk siis, kes sööb ja hamba vahele jääb, see siis pärast kirub mind. Aga lisame ülejäänud maitseained ja segame ta ära. Suhkur, pipar ja konjak. Vaevalt see konjak nüüd esisade Ukraina retseptis oli, ma arvan, et selle on ukrainlased ise pärast juurde lisanud. Segasin siis oma tubli 5-7 minutit. Eesmärk oli segamisel, et saavutaks sellise kleepuva massi, et vorst püsiks koos. Nagu siin näha, kippusid pekitükid iseseisvuma ja lahkuma siit massist, anuma seina külge, aga pole hullu. Küll me nad seal vorstisoolikas kõik koondame. Mõnus küüslaugune aroom on üleval. Loomulikult võib segada ka käsitsi. Lihtsalt nüri järjekindlusega pikalt, et moodustukski selline, no näete, selline natuke kleepuv mass. Tunnen konjaki aroomi ka. Päris huvitav. Aga nüüd panen ma ta 8 tunniks seisma, jahedasse, maitsestuma. Nii kaua panen valmis vorstipritsi, vorstisooled likku, ega muud ei olegi. Jätkame siis oma Ukraina vorstiga. Vorstimass on nüüd vorstipritsis, soolikas on peale aetud ja läheb vorsti toppimiseks. Tuleb kuidagi jupitades. Sellepärast, et vorsti mass on suuretükiline. Nii, muistmassi tuli otsast välja. Pole hullu, selle võtame ära. Oleks pidanud otsa
kinni siduma. Aga jäin vaatama seda, kuidas vorsti mass ei tahtnud sellest torust läbi tulla. Nii, kui pika me teeme? Mingi 50–70 senti peab olema. No natuke veel. Nii. Pärast peame tegema ta niimoodi rõnga. Jah, ma arvan, et üks jupp on juba hea. Siit nüüd teeme vahe sisse ja teeme teise. Võtan natuke rohkem, et sidumise ruumi ka. Ja kui see sool täis saab, siis panen jämedama toru. Nii, aitab. Natukene ühtlustame. Ja nüüd keerame rõngasse, sest Ukraina vorst on selline rõngas. Ja seotakse kinni. Nii, kui palju seda võtta. Vot selline on klassikaline Ukraina vorst. Nüüd ma pritsin ülejäänud vorstid ka ära ja siis jätkame.
Niimoodi, sellised Ukraina vorstid. Mul on siin veel, siit saab ühe väiksema ja ma pigistan, ajan pulgaga siit lehtrist veel välja, tuleb nii palju, kui tuleb. Võtame selle ka. Seon need teised ka ära ja õhtul panen praeahju. Aeg on siis meie tänased Ukraina vorstid valmis küpsetada. Panin ahju sooja, 180–190 kraadi ja kõigepealt määrime panni õliga. Ja asetame meie ilusad vorstid ahjupannile. Ja nüüd vorstid hakkavad kuumutamise ja liha hakkab sees paisuma. Toksime julgelt auke täis. Ja lõpuks määrime ka pealt õliga. Augud tegime siis selleks, et vorst lõhki ei paisuks. Täitsa tavaline taimeõli, rapsiõli. Ja nüüd paneme eelkuumutatud ahju 180–190 kraadi 45 minutit. Ootame.
Ja ongi täpselt 45 minutit möödunud. Nüüd võtan vorstid välja. Nagu nägite, on nad ilusad juba. Kohe tuleb vist aurupahvakas. Vot sellised ilusad, nagu näha on rasva välja sulanud, no pekki siia ikka läks ka. Aga nüüd lasen jahtuda mingi pool tundi ja siis degusteerime. Nüüd on möödus isegi üle poole tunni. Sattusin lugema rindeteateid ja ei lähe Vene väel libedalt Ukrainas. Ikka korralikult pannakse vastu ja selliseid kaotusi ei ole ammu nähtud. Aga nüüd maitseme. Just pidanud enne kääridega nööri ära lõikama, aga küll me siit saame kätte. No näete, selline vorst. Väga mõnus lihane vorst. Hästi tugev küüslaugu aroom oli kogu aeg üleval. Ma kartsin, et on ülemäära seda küüslauku. Võtan käärid, ma lõikan ikka need nöörid ära. Aga ei ole palju seda küüslauku, tõesti parasjagu. Täna oli ka Delfis üleskutse, et valmistage Ukraina toitusid, oleme solidaarsed, teeme midagigi, sõdima me sinna ei lähe. Ja kes oskab, tehke borši, trannikuid, aga lihasõbrad, miks mitte teha Ukraina vorsti, nagu nägite, väga hea lihtne. Ja pekki pange julgelt. Ma hakkasin pelgama, panin vähem. Oleks võinud kõik selle pekki ära panna. Ta on kaunis taine, kuigi siin on näha pekitükid. Aga kui närid, siis tunned valdavalt tailiha. Aga sellegi poolest on väga mõnus vorst. Nii et ma usun, et mu kadunud sõber Igor seal pilve peal peaks olema rahul minuga, minu vorstiga. Ja oleme tugevad, hoiame Ukrainale pöialt. Slava Ukraine!